Laevandust ei huvita meremeeste kindlustatus, meil on ainult töölepingus on niisugune punkt, et meremehe hukkumise makstakse $15,000 meremehe surma puhul. Aga igasugused muud kompensatsioonid nagu Estonia huku puhul, see ei ole töölepingus kirjas ja laevandus ja meie firma Line nagu ei taha tunnistada või ei aktsepteeri või kuidagi, ma ei oska öelda, miks see nii on, aga nii ta on. See on väga kummaline, kuidas kus küljest ka ei võtta. Umbes nii, et te olete Hannega koos, seda muidugi me oleme õnnelikud, et me sealt pääsesime, aga me oleme siis ainukesed 35 ja 36, kes jäid kõikidest nendest hüvitustest, siiamaani oleme ilma jäänud. Kompensatsiooni hüvitustest ma mõtlen. Mida teile lubatakse selles osas? No ma tean, et palju lubadusi antakse ja pidevalt. Aga mida viimati? Kõige viimane lubadus oli advokaadibüroos. Harras Lään ütles, et vastavalt meremeeste tervislikule seisundile, et kes kui palju kannatas. Aga kuidas seda mõõta, seda ma ei tea, kellel on käeluu katki, kellel on reieluu katki, kellel on seal jalaluud pooleks, kes on moraalselt tugeva šoki saanud, kuidas seda, millise ühise nimetele panna või igal ühele eraldi seda ma ei oska öelda, kuidas nad seda mõtlevad ja kas seal üldse midagi mõeldakse. Selle asemel kõigile ühiselt üks ja sama summa panna ilma kaalumata. Ja ma ei tea, mida nad arvestavad ja kes seda üldse jagab või arvestab, seda ma ka ei tea. Ma puudutan veel ühte valdkonda, mis arvestades meie ühiskonda on niivõrd laialt levinud. See on igasuguste kaupade vedu, seda veeti ka Estonial, milles ka meremehed ei ole üldse teadlikud, kaup pannakse peale, meremees teeb oma tööd. Mida oskad selle kohta öelda? Näiteks sest igas juhtumeid on olnud ju. Võtame kas või kurdidega, see oli oma ette sündmus. See on niisugune asi, et kõik kaup, see tähendab autod, mis tulevad meil laeva, need kontrollitakse Tallinna Sadama tolli poolt üle. Laevas lihtsalt need madrused ainult nad kinnitavad rihmadega teki külge ja siis lülitavad ref-autod, külmutusautod laeva vooluvõrku. See on kogu meie laeva meeskonna suhe nendesse masinatesse. Aga mis nendes masinate sees on seal kuld või narkootik või kurdid või hobused, seda laevameeskonnale täielikult teadmata ja see meid ei puutu. Kunagi oli ju üks juhtum, et me ei olnud küll hobused, aga kabjahoope ühes suures masinas oli. Kuidas selle sündmusega oli? Te mõtlete kurde või? Jah. Mind isiklikult seekord reisus ei olnud, aga ma tean nii palju, et meil on pidevalt kontroll, turvamees, kes käib mööda laeva kindlatel, käib ringi mööda laeva, kõik korrused pidevalt läbi, kogu aeg on tal, peab olema teatud kellal kindel koha peal. Ja siis kui ta garaažis sattus või tema ring käis läbi garaaži, kuulis ühest külmutusautust inimeste hääle ja lööke, siis ühes külmutusmasinas olid täpselt ei tea, kusagil 30 kurdiringi, kes olid õhupuuduses lämbumas. Ja need autod olid siis nii tihedalt üheteise vastu pandud, et tagumist luuki ei olnud võimalik lahti teha. Kuna teine auto oli niivõrd ligidel, siis lõigati seal kas lõigati lakk ja auk või nii, et ühesõnaga nad seal kuidagi välja pääsid. Mind ei olnud laevas ja ma täpselt ei oska kommenteerida. No tegelikult see on juba tollitöö, et kuidas need inimesed pääsesid masinasse ja masin veel ka laevale.
ja muidugi selles ongi asi, et kaup, mis on autode peal, see laevameeskond sellest ei ole üldse teadlik ja see meid kõige vähem puudutab. Meie kohus, meeskonna kohus on panna autot õieti laev, et laev oleks tasakaalus, kinnitada need, et nad oleks merekindlad ja jälgida, et ei tilguks seal kütust garaaži, sest meil on andurid, mis reageerivad vähemalgi kütuselekkele, siis et ei töötakski ühelgi masinal mootorid, sest on olemas tuletõrjeandurid, mis reageerivad vingule. See kõik ohutus, mereohutus, kauba kinnitus, niisugune asi, see on kõik meeskonna asi, aga mis seal auto sees on, see on täielikult tolli rida. Aga kui me nüüd võtame niimoodi, et laeva pääsesid 30 kurdi rahulikult, kas teie kui meremees võite eeldada, et laeva võib tuua niimoodi ükskõik kaup, olgu see siis metall või narkootikum või viin või kui ta on masinas sees? Täpselt nii ta on, kui toll magas maha, ütleme nii, või teine võimalus, et toll maksti kinni, siis on kõik võimalik. Vea mida ta. Kas meremehed on ju igatipidi igasuguse asju panevad tähele, kui terased poisid. Kas niisuguseid kuuldusi on olnud, et näiteks toll on ühes või teises küsimuses kinni makstud? Mina isiklikult ei oska selle koha pealt konkreetset näidet tuua, aga nii palju, kui ma olen lehest lugenud, on niisuguseid juhuseid olnud, aga mina ei oska konkreetselt midagi. Meie laeva suhtes ma ei oska seda konkreetselt öelda. Laeval tihtipeale kasutatakse niisuguses sargoonis, igal mõningatel meestel on omad hüüdnimed ja üks on niisugune, teine naasugune, niisugune kamraadlikud hüüdnimed. Kas laeval kutsuti kedagi veel omavahel lisaks õigele kaptenile ka veel sõnaga kapten? Ei, mina isiklikult küll ei tea. Vaata, jutt oli autodest, et te panete nad tasakaalu. Kas viimasel reisul ka jälgite seda, et autod oleksid tasakaalus, et laev oleks tasakaalus, et autod oleks paigutatud tasakaalustavalt? Seda ma tean, et kauba peale panekut jälgib praegust ja Estonia peal oli samuti teine tüürimees. Ja üks moment oli isegi vanem tüürimees. Nendel on olemas kaubapaigutuse plaan, kuidas, kuhu panna suured treilerid, kuhu panna suured autod, kuhu panna väiksed autod. Kui on palju väikseid autosi, siis millised platvormid alla lasta. See kõik on kaubaplaanis ette juba pandud, nii et tüürimees, kui hakkab autosi vastu võtma, siis ta juba teab, millised platvormid alla lasta, kuhu panna väiksed autod, kuhu suured autod. Ja laev peab sadamast välja minnes olema tasasel kiilul. See tähendab, et ei tohi olla kreeni kummagile poole. Ja siis seda ka veel, et ei oleks laev, ei istuks ninaga sügavamal kui ahtriga, et oleks ikka kas siis tasasel kiilul või siis tagumine ots veidi rohkem vees. Kas niisugust asja võib juhtuda, et on teatud autotonnaasid ja seda jälgitakse, et mõni auto teile teadmata võib olla suurema tonnaažiga? Ei, laevas seda ei saa kontrollida. Meil laeva tuleb auto peale. Teie vaatate auto suuruse järgi? Jah, vaata, ma täpselt seda ei oska öelda, kas on teisel tüürimehel on selle auto, tal on olemas iga auto kohta andmed küll, aga kas seal auto kaal ka peale, seda ma ei oska kommenteerida. Seda ma ei oska kommenteerida. Kas tal on iga auto kohta kaal ka olemas? Ikka vist on, muidu ta ei saakski seda asja. Ja. Nüüd on ka niimoodi öeldud, et järsku madrused jätsid autod halvasti või kinnitasid halvasti. Kas niisugune asi on võimalik, et ei kinnitatud korralikult? Ei, see on niisugune asi, et kõik autod meil kinnitatakse, väikseid sõiduautosid ei kinnitata, aga kõik suured
treilerid ja suured külmutusautod ja kõik töömasinad kinnitatakse korralikult suurte tugevate rihmadega ja tõmmatakse hästi nad pingule. Sellest ei ole küll laeval mitte mingisugust, noh, sellepärast mingisugust ohtu või sel ööl vähemalt ei olnud. Sellepärast, et need autod liikuma ei saanud kuidagi hakata, et nad oleks midagi seal aparellile teinud. See juhus on täielikult välistatud. No jah, muidu räägiti, et koormad pääsesid lahti ja hakkasid rammima. Ei, see on niisugune kuulu jutt. Ainult siis ma seda võin öelda kohe oma kõrvaga kuulsin, kui laev oli juba kuskil 45 kraadi, ütleme kreeni, 45-50, siis hakkasid nad kukkuma seal garaažis, siis oli hirmus kolin. Seal olid suured metsaveoautod. Need hakkasid lihtsalt ümber minema. Siis oli kolinad kuulda kohe üles 8. tekile. Aga sellepärast nüüd laeva nina küll eest ära ei kadunud, et sealt see lihtsalt ei olnud võimalik, et sinna üks laev või auto oleks hakanud seal rammima ninad. Noh, see on väga hea, et te seda nüüd rääkisite. Nüüd on veel mõningad asjad. Miks ikkagi saadeti siis ütleme vahimadrus jälgima, et mis seal autotekil ometi toimub, mis seal aparelliga on, kui monitorid olid ometi olemas. Miks ei vaadatud seda koheselt monitori, oleks aega võib-olla võitnud? Vot ma ei oska siin mitte midagi öelda konkreetselt, sellepärast, et milleks niisugused käsud ja miks seda tehti, ma lihtsalt ei oska kommenteerida, ma ei olnud selle asja juures ja millised tuled seal sillast põlesid, kas seal põlesid rohelised või punased, no rohelised seal põleda mitte mingil juhul ei saanud, kui juba nina oli eest lahti, see oli kohe 100%, ma olen sellest täitsa kohe raudselt kindel, kui see nina oli lahti, siis pidi seal põlema mingisugune muu tuli, aga mitte roheline. Selles ma olen kohe täiesti... See oli need asjad, süsteemid oli teie kontrolli all. See oli meie kontrolli all ja need töötasid nii kui kellavärk, kui see nina juba sealt alt lahti läks või ükskõik kus see vahe, millise anduri vahe seal suurenes, siis kohe momentaalselt hakkab põlema punane tuli. Nii et kui nemad oleks neid õigel ajal jälginud, noh, ma ei oska rohkem mitte midagi öelda. Seal on veel niisugune üks asi on selle meresõidu juures on, et kapteni sillas on kõik signalisatsioon, tuled on tavaliselt keeratud reostaatidega, noh, ütleme praktiliselt miinimumi peale. Sellepärast, et kapteni sillas on hästi palju igasuguseid kontrolllampe ja kui need kõik säraks täie pingega, siis oleks seal nii kui täis taevas ja oleks raske silmadele. Ja tavaliselt keeratakse kõik tuled teatud piirini. Nii et nad hästi veel paistavad, aga et nad ei hakkaks silmade peale. Ja nende tuledega võidi samamoodi keerata need pinge natukene väiksemaks. Kuidas asi tegelikult oli, ma ei tea. Aga välistada ei ole ka täielik ka see võimalus, jah. Aga näiteks kui mina arvan, et kui näiteks ninas oli juba kuulda lööke, siis iga mõistlik tüürimees seal üleval olid kõik haritud ja korralikud tüürimehed. Iga mõistlik tüürimees oleks siis juba pidanud tundma huvi ja vaatama pilguga sinna tulede peale, et mis need tuled teevad või mis nad näitavad. Ja kindlasti nad ka seda tegid, ainult et siis oli lihtsalt juba hilja. Pluss veel monitorid muidugi. Jah, pluss veel monitorid ka. Monitor näitab ainult sisemist seina, sisemist aparelli. Siis kui juba nina oli lahti või kui visiir kadus, siis oli juba hilja midagi vaadata. Aga eks ta näitab ju ka autode olukorda. Ja. Nüüd te magasite muidugi. Ega seda ei pannud tähele, millal laev ennast siis teistpidi pööras? Ei, vaat seda, mina ei oska seda üldse kommenteerida. Ma olen näinud kusagil lehes pilti, et laev pööras ennast. Ei, ma mõtlen, kuidas ta, et visiirist sisse ei tuleks lain, et ta keeras ennast
no vot, seda ma just tahangi rääkida, et millal ta pööras ja kuidas ta pööras, seda ma ei oska ka öelda. Kummale poole ta pööras, kas vasakule või paremale, seda ma ei oska ka kommenteerida. Seda ma ainult tean, et ta küliti oli ja siis, kui me olime päästeparve sees, siis vaatasime üles. Meil oli päästeparv oli selle viskeliini või selle liiniga laeva küljest kinni. Ja me ei leidnud, kellegi nuga kaasas ei olnud ja ei leidnud parve seest nuga õigel momendil üles. Päästeparves on olemas spetsiaalne nuga, et lõigata seda liini läbi, kui on vaja eemalduda laevast. Ja me ei leidnud seal seda nuga õigel momendil üles ja siis olime laeva nina all, ühesõnaga laev oli tagumine ots, oli juba minu arvates juba vist põhjas. Nii et laeva vöör oli meie pea kohal ja siis ma nägin vastu taevast, et visiiri ees ei olnud. Ja siis mingisugused raudtorakad seal rippusid, need olid pärast nagu välja tuli need hüdrosilindrid. Need vastu pimedat taevast oli, paistid välja veidi. Ja siis sel momendil oli aparell kinni, kõige huvitavam on see, et laev oli siis vajunud juba rohkem kui 90 kraadi paremale, ta oli isegi rohkem kui küliti, tal oli isegi natukene juba põhi püsti, sellepärast et muidu ei oleks aparell kinni vajunud. Ja sel momendil, kui mina olin laeva vööri all seal parves, siis ma nägin, et aparell oli kinni, sellepärast ma nägin aparelli põhja seda sõrestikku, seda tugevdussõrestikku. Ma ise mõtlesin, et mis imeasi see on niisugune, siis pärast hakkasin mõtlema, et see oli aparelli sõrestik. See tähendab seda, et laev oli juba nii palju küliti, et aparell, mis oli enne lahti, ta kukkus oma raskusega uuesti kinni. Nii et laev pidi olema mitte päris põhi püsti, aga teatud kalle pidi olema, et aparell kukkus ise kinni. Seda ma nägin oma silmaga vaadates üles vastu taevast. Te olete muidugi neid asju rääkinud ka, ma usun, et komisjonides käinud, oi jumal kui palju. Mitte eriti palju, aga mõnes kohas on. Siin mõnele mehele on öeldud ka niimoodi, et hoidke oma tähelepanekuid ja tunnistusi, mida te meile rääkisite, et esialgu hoidke üldse oma teada. Ega teil ei ole niisugust asja öeldud? Ei, mind ei ole mitte keegi kuskilt millegagi hoiatanud või ähvardanud, sellepärast et mina midagi valetanud pole ja midagi ülearust pole rääkinud. See, mis on minule teada, see on kõigile teada. Mis tähendab ülearu? midagi niisugust. Mis näiteks võiks olla ülearune? Ma ei oska isegi kommenteerida seda. Lihtsalt polegi midagi ülearust. No ma hakkasin lihtsalt sõnasabast kinni. Ja, ma saan teist aru. No kena, ma lülitan momendiks välja. Et ma esitan veel mõningad spetsiifilised küsimused või paar küsimust. Millises olukorras olid visiiri kinnitused? Need on siis sarniirid. Mida ma ei tea, seda ma ei tea. Sellepärast, et mina neid sarniire isiklikult kontrollinud ei ole ja missugune tehniline seisukord nendel oli, seda ma ei oska kommenteerida. Aga kes seda näiteks tema tehnilist seisukorda jälgis? Kes laevas jälgis seda, mis mees või kas on ka mõni mees pääses? Laeva visiiri tehakse lahti ja pannakse kinni hüdrauliliselt ja hüdraulikasüsteemid kuulusid teisele mehaanikule. Ja teine mehaanik on Peeter, kes sõidab praegu Maarja Baltiku peal teise mehaanikuna. Nii et selles suhtes võib pöörduda tema poole. Ega seal vahel ei läinud vaja füüsilise jõu kasutamist? Ei. No siis ka teine küsimus jääb ära, et kas keegi teadis pragudest, kinnitustes või nendest sarniirides? Laevameeskonnast vaevalt keegi teadis. Kui oleks teadnud, siis mina arvan, et oleks kohe jooksujalu kohe see likvideeritud need praod, kui keegi oleks teadnud laevameeskonnast. Aga need jutud, mis lehes on nii
läbi löönud. Ma ei tea, kus need tulnud on ja kui need vastavad tõele ja oleks seda saanud teada laeva mehed, kes selle eest vastutavad seal, laeva vanem mehaanik ja teine mehaanik, siis ma arvan, et need oleks momentaalselt likvideeritud. Kena, ma annan teile ühe pildi, ma näitan teda enne kaameras. Ja et te seda kommenteerite natuke, mida te selle kohta oskate öelda? See on tuttav pilt, jah. See on vist Mare Balticumi pealt ära lõigatud see proovitükk, mis viidi kusagile. Ma vaadake just seda ühte detaili seal, kus on pragu sees. Mitte seal võllil, vaid selle võlli pesal. Ja. Kas niisugust asja võis näiteks ka Estonial olla ja miks ma küsisin just, et kas teda ka värviti, et kas ei värvitud pragu üle? Ja see variant võib täiesti olla, sellepärast et madrus ega tema eriti ei vaata nii hoolega, kui seal on ta toksib roost, et kõik need nurgatagusid siin tavaliselt, kus on kõva rooste kord, toksitakse rooste ära. Ja kui seal eriti hoolega teda ei uuri, siis vaevalt see pragu silma hakkab. Tõmmatakse kohe krunt peale ja seal mitu korda krunt ja pärast värv peale ja see pragu võib jääda täiesti tähelepanuta. Nii et välistada seda varianti täielikult me ei saa vist? Ei saa. See võis olla, täitsa võis olla. Ma usun, et ega me ilmaasjata ka ei küsi sellise asja. Ja. See võis olla küll, jah, mina olen seda pilt enne ka vaadanud ja mõelnud, et ikka üldiselt ikka natukene nõrk konstruktsioon tundub see kõik, see terve ninavärk. Ja see eriti see pesa, just kui ta peaks nagu mõjusam olema. Pesa on võrdlemisi nigel ja üldse, et ta praktiliselt oli ainult Atlanta kiil, siis need ülemised hinged, siis silindrid ja üldiselt nõrgasti kinnitatud, võib nii öelda. Võrreldes Ro-Ro tüüpi laevadel, kus on ikka tõesti võimsalt kinni pandud. Ja eriti ma usun, et annab nõrkust juurde siis, kui tal veel pragu sees. Ja tugev kiirus ja tugev torm. Jah, tugev kiirus, tugev torm ja see nina vööri, see visiiri kaldenurk on seal kusagil 45 kraadi ja see laine, tugevad löögid, ta nagu murdis selle, lihtsalt nii tugevad löögid, ta murdis lihtsalt puruks. Jah, ma küsin nüüd veel ühte asja. Jälle värvimistest, kuna me siin juba vahepeal värvimistest rääkisime. Kas laeva väliskeret ka väljast värviti, ütleme suvel? Ikka laeva värviti kevadel, kui ilmad soojaks läksid, siis Pootsmaal kohe esimene asi oli kohe laev väljast ja kõik tekid, pealise ehitused. Võeti Tallinnast veel lisatööjõudu, sellepärast et laev oli võrdlemisi suur. Oma mehi jäi nagu vahel, värvimise juures jäi oma meestest nagu väheks. Aga see eeldab siis ka seda, et kui värviti laevakeret, et siis ilmselt värviti üle ka veepiiri, süvisjoont. Ja ikka. Laev käis iga talvel Dokkis tehti veealune osa, aga see, kuidas selle joone nimi nüüd on see? Süvisjoon. Süvise joont ja seda tõmmas tavaliselt Pootsmaniga madrused seda, kas siis parve pealt või paadi pealt joonistasid seda pintsliga, et oleks ilusti sirgelt. Temal oli oma kindel tähis oli, kus maal, et ta ei tohi paigast nihkuda. Süvisjoon. Ja see on tehases on juba keevitatud korpusele peale niisugust keevitusõmblused, mille järgi Pootsmanil ja madrustel oli lihtne tõmmata seda joont, kus maale see süvisjoon on. Aga kas niisugust asja nagu selle praoga võis olla, et kogemata sattus süvisjoon ülesse poole?
mis tagab näiteks suurema koorma pealepaneku. ei, te ajate siin vist midagi segamini. Ei, ma lihtsalt küsin igasuguseid variante, nagu see pragugi, need on kõik küsimused lihtsalt, et noh, kõik variandid peavad läbi käima. Nii et te ütlete, et see on välistatud. Meil on elektroonilised näited, mis näitavad laeva süvist, kui palju on vöör, kui sügaval istub vöör, kui sügaval istub ahter, kui palju keskelt. Ja selle jaoks on olemas niinimetatud süvise märk või mark, külje peal on joonistatud laeva keskkohas, külje peal on joonistatud süvise mark, mis on teatud laadungi juures, täislaadungi juures peab olema mitte uputatud. Seal on lihtsalt, ühesõnaga seal on selle kindlustamiseks on olemas vastavad andurid. Jaa, laeva ülekoormata ei saa, see on näha kohe andurite pealt ja siis ja see laev on arvestatud juba niisugusele autode hulgale, et seal praktiliselt ei saagi teda üle koormata, ainult võib panna valesti kauba, kas panna liiga palju rasket ette ninasse või liiga palju ühe külje peale viltu, see on võimalik, aga et teda nüüd üle koormata, et see laadungi mark läheks tee alla, siis selleks ma ei tea, mis oleks vaja, suured tankid peale ajada võib-olla, aga nende autodega tavaliselt ei juhtu. Nojah, seda ma tahtsingi kuulda, et selline asjandus on välistatud juhul, kui andurid töötavad, aga kuna te kõiki neid elektrisüsteemi jälgisite. Ja üürimeestel on pidevalt silmad ees pilt, kui palju on laev ninasse süvis, kui palju on ahtrisse süvis, kui palju on kreen paremale vasakule, ta vastavalt nendele näitajatele paneb masina kas siia poole või sinna poole, et tasakaalustada laeva. Kas sellel viimasel reisul ei olnud kallet vasakule või paremale? Kui nüüd baseeruda kuulujuttudele, siis rahvas räägib nii, et oli olnud kreen paremale poordi juba sadamast välja minekul. Aga kui palju, seda ma ei oska öelda, aga nii palju ma olen kuulnud, et seekord oli olnud kreen veidi paremasse poordi. Jah, seda ta oli olnud märgatav ja ega neid kuulujutud ei tule, ütleme siin Tallinna pealt. Ja kui ütleb laeva meremehed seda räägivad, siis ma seda ei tahaks kuidagi kuulujuttudeks enam pidada. No jah, võib-olla, et ta oli tõesti, aga mina ütlen seda, et see kraad või 2, kui ta oligi paremasse poordi, siis seda laeva hukkuda otseselt küll ei soodustanud. Sellepärast, et see pisike kalle siia poole või sinna poole, see selle hukule küll ei mõjunud mitte midagi. No ma usun, et iga juuksekarv vahel, viimane piisk vahel võib ka olla, mis paneb üle pool. No see on niisugune asi, et kui ta selle nina tõmmas eest ära, siis oli seal nii suur auk sees, et oleks ta olnud sirge või ükskõik kummale poole viltu, ta oleks läinud niikuinii, seal ei oleks mitte midagi aidanud. Nüüd teie kui meremees, kuidas te vaatate, ütleme kapteni käsku ballasti pumbata ballasti, kui laev oli juba viltu? Ei, see käsk on igati õigustatud, laev peab olema sadamast välja minnes, pumbatakse vastavalt ballasti ühest pordist teise, nii et saavutaks teatud laeva, et laev oleks 0 tasasel kiirul, ühesõnaga 0 kraadi kreeni. Ei, ma pidasin silmas seda tormi ajal, kui laev oli viltu, et siis ballasti kas nüüd vasakule või paremale poordi selleks, et laeva tasakaalustada. Eks ta tegelikult ta võib-olla tegutses mõttes õieti. Et võib-olla aitab veel midagi nagu tagasi tõmmata. Aga antud olukorras, kus sealt nina kaudu tuli sisse, kas oli 600
tonni või 600 kuupmeetrit minutis, seal ei oleks enam aidanud mitte mingisugune pumpamine, ükskõik kust poolt kuhu poole, see oli juba määratud minek. Ma nüüd veel natukene täpsustan, no spetsialiste on palju, aga seda on mulle rääkinud mitte selle laeva kaptenid, vaid ka aga teie tõsised kaptenid, et antud juhul see ballasti sisse pumpamine, kuna seal on neljakandilised need anumad, et ta hakkas täis pumpama ühte nurka, sest ta ei läinud ühtlaselt ja see loksumine hakkas talle kiige efekti tegema. Ei ole siukene, see on anekdoot, kes niisugust juttu rääkis. No see on hea. See oli vast. Mina andsin seda, mida mulle siis, aga tegelikult nad hakkasid matemaatiliste valemitega seda tõestama. Ei, need tankid, mis on laeva põhja all, nendel on sees floorid, niinimetatud floorid, ja seal vesi ei saa lihtsalt loksuda, seal on seinad vahel ja pisikesed augud on sees, nii kui vesi madratsel, ütleme nii. Ja seal see vesi seal ei saa kuskil loksuda. Noh, ta loksub küll, aga seal ei teki mingisugust niisugust kiikumise momenti, nagu te räägite. Nojah, kui ma seda joonist näitan, sest ma ei tea nüüd Estonia osas, aga see joonis pani küll veenma, mida nemad näitasid. No see on kõrvaline teema. Kena, ma lülitan momendiks selle veel. Paneelil oli visiiri sektsioon. Visiiri näitur, signaallamp parema ja vasaku poordi lootsi uksel. Tagumised 2 aparelli, see on 5, siis 4. korruse sissepääs vasak, parem poolt, see on 7, 5. korruse sissepääs 1, 2, see on 9, 9, siis veel üks eraldi uks, mis hiljem pandi signalisatsiooni alla 10. Mis uks see eraldi oli veel? See oli uks, kui oli vaja minna kalda peale, madrusele hüpata kalda peale, et võtta laeva otsad vastu. See oli üks niisugune pisikene uks, mis oli kuni suvel me panime sinna signalisatsiooni peale. Enne oli ilma signalisatsioonita, aga siis kas meie see büroo Veritas või oli see siit meie Eesti-poolne nõudmine oli sellele uksele panna ka signalisatsioon peale, kuna see uks käis nende paraskadega nii-öelda lahtida. See oli 10. Omajagu. Esialgu ma rohkem ei tule meelde, võib-olla oli veel. No 10 näitajat üleval, need näiturid see oli robustselt lihtsalt. Jah, keskel on visiir, siin on punane, siin on roheline, siis võib-olla kiri juurde ka, et visiir on seal. Visiir, siis vasak, parem, punane, roheline, lootsi, võttu, uksed, siis neljanda korruse sissepääs reisijatele. Viienda korruse sissepääs reisijatele, siis tagumised aparellid
autode peale ja mahasõiduks. Punane, roheline, punane, roheline. Lisalamp väikesele uksele, kust sai hüpata kaile. Lisalamp väikesele uksele, kus sai hüpata kaile. No see oligi see lisauks, mis teha. Jah. See oli ees vööris paremas. Ees vööris paremas boardis. No see on esialgu kõik. Võib-olla oli veel midagi, aga kohe ei tule nagu selle peale. No ja see ikkagi mingi ettekujutuse annab. Üleval sillas oli signalisatsioonilamp oli jaotatud 2 ossa. Üks pool oli roheline, teine oli punane. Kui visiir oli kinni, siis põles roheline. Kui ta lahti läks, siis hakkas punane. Nii nagu roheline peab. kustus ja punane. Nii nagu peab. Keda, ma pein uuesti käima, et olid ju need, keda justkui nagu päästati ja pärast jälle kadusid ja keda ka nähti, näiteks kapten Pihti. Mida selle kohta öelda? Kes teda nägi? Vaat mina ei oska seda kommenteerida. Minu isiklik arvamus on see, et kui tema päästevesti endal ümber pani, siis oleks pidanud tema leitama veest, kas siis elusana või surnuna. Kuna teda kellegiga ühes parves ei olnud nii palju, kui on küsitud inimesi. Või kui ta ei pannud vest ümber, siis teda lihtsalt ei leitud. Või viimane võimalus on see, et kui nad olid kellegiga kusagil omaette kummiparves ja terve see parve, kõik need parves olijad ühesõnaga kadusid teadmata suunas. See on see viimane niisugune oletus. Kõik variandid on läbi. Jah, aga nojah, muidugi või siis ta lihtsalt ei jõudnud või ei tahtnud, kui kapten omale päästevööd ümber panna ja lihtsalt läks teadmata suunas. Aga ta ei olnud ju selle reisi kapten. Ei olnud, ta oli koos Soome lootsidega pidi andma eksamit seal fjordide skäärides sõidus sellel hommikul. Aga nüüd oli seoses kapten Pihtiga oli ju veel üks televisioonilugu. See on vist niisugune, et meie laevas seal 2 meest olles Saksamaal ja vaadates hommikul sellel esimesel hommikul, kohe katastroofi hommikul Saksa televiisorit nägid, et ühest Punase Risti autost tuli välja kapten Piht ja nemad on niisugused tõsised mehed, keda ma isiklikult usun nende juttu. Aga kas see tegelikult oli kapten Piht või on see film sealt tükk vahepealt ära lõigatud, sellepärast et järgmistel sellesama filmi ülevaatamistel samat videot kapten Pihti seal ei ole, nii et ma ei oska rohkem siin midagi kommenteerida. Aga kas need nägijad on ka seda öelnud, et olid ikka need täpselt samad kaadrid, mida nad siis, või kas nad nägid teistkordselt seda? Ja nad on näinud seda teistkordselt, aga ütlesid, et kui nad seda esimene hommikul nägid, et siis nad nägid kohe raudselt, et oli kapten Piht, seepärast et nemad teadsid kaptenid väga hästi. Üks oli reisitüürimise, teine oli laopealik ja nemad on kapteniga seal päris tihedas kontaktis, nii et nad pidid teda tundma ja enda jutu järgi nad tundsid, et see oli kapten, aga
Ja see oli siis Saksa televisioonis Saksa televisioonis esimesel katastroofi mitte hommikul, aga siis, kui hakati juba esimesi videosid näitama, ma ei tea, mis kell see võis olla, nii et esimesel päeval igal juhul. Kes need mehed olid, kes teile nägid seal? Need mehed olid meie reisitüürimees Tõnu Poolake ja lao juhataja Lään. Eesnime ei tule meelde. Et kummalist kui palju? Jah. Kui nad tõesti olid need, siis ja kuhu nad võisid kaduda, seda ma ei oska kommenteerida edasi. Aga tegelikult oli pääsenuid ju ikkagi üpris vähe. Ma ei pea nüüd siin silmas ainult meeskonda. Miks siis ikkagi inimesed ei saanud välja? No eeldame, et nad vist on laevas. Ei, nad on kindlasti laevas, sellepärast et kui nad ei oleks laevas, siis nad oleks kusagile randa uhtunud vesi, aga inimesed alguses ei osanud oodata, et see asi võtab nii tõsise pöörde. Ja siis, kui nad viimaks juba taipasid, et asi on tõsine, oleks vaja välja minna, siis hakkas juba laeva põrand tõusma seinaks ette ja siis selle rüseluses kindlasti hakkasid üksteist alla käristama ja ma tean ja olen kuulnud, et seal hakkasid vaibad põrandal liikuma, et vaibad laevad ei ole põranda külge kinni liimitud või kohati on liimitud, nii et vaibad hakkasid koos inimestega libisema nagu ühele küljele hunikusse ja lihtsalt siis, kui rahvas juba taipas, siis nad lihtsalt enam ei saanud välja. Nojah, kui teile tulid kodeeritud teated juba sellises olukorras, kus midagi oli ette võtta, siis paistab, et see, kes oli juht Oova juures, ei taibanud ära olukorra tõsidust koheselt. Jah, eks ta vist nii oli, keegi ei uskunud, et ta nüüd lausa põhja läheb. Seda vist ei usutud seal üleval kuni viimse momendini. Aga millised käsklused olid enne seda minu ülesärkamist, ma ei tea kommenteerida. Võib-olla seal midagi oli ja võib-olla midagi öeldi, aga seda ma lihtsalt ei kuulnud. No siin on öeldud ka nüüd, et tehti laevaga valele poole pööre. Siin tuule suunda ei arvestatud. Praegu on selle kohta öeldud, et ju siis kapten ei teadnud. Kas niisugust asja võib niimoodi põhjendada? Ei, seda ma ei usu. Seda ütles Andi Meister. Seda ma hästi ei taha uskuda, et kapten veel uskus, et tal nina ees on. Ei, mitte seda nina ees, et ta pööras ennast ringi vastu lained, aga et tegi pöörde valele poole, valet kätt tegi. Et see mõjutas ka ümberminekut, et tuul ja lained. Vot ma ei oska seda kommenteerida. Mismoodi ta seal, mis ta mõtles ja ei oska selle kohta öelda midagi. Nii, kuidas teil nüüd on palkade seisud? Kas on jäänud ikka Estonia tasemele või Mare Balticumil makstakse seal on nüüd paremini või vähemini? Palk on meil nagu kõigil meremeestel ühe pulga peal. Seoses selle inflatsiooniga, mis on siin viimased 3-4 aastat olnud, hinnad on tõusnud 3-4 korda, on meie palka tõstetud ainult 20% möödunud aasta kuskil septembris vist. Ja see on kõik, ei rohkem ka võrdki. Teile ei maksta kompensatsiooni ja üheks põhjuseks on, et teil ei olnud elukindlustust, laevafirma ei olnud seda teinud. Nüüd te töötate Mare Balticumi peal, kas nüüd on firma teie elu kindlustanud? Ei ole ja firma nii palju kui mina olen aru saanud, et ei kavatsegi kindlustada, et see on iga mehe oma vaba tahe kindlustada oma elu ja tervis. Aga et laevandus hakkakski oma meremehi kindlustama, see meie uus ametiühing, mis nüüd alles hiljuti loodi, seal on meie üks
muutmistest on, et töölepingusse panna sisse, et viia palkade kompenseerimise vastavusse inflatsiooniga ja kindlustada meremehed, kuid nii üks kui teine punkt on praegu veel lahtine ja uut meremeeste töölepingut ei ole veel vastu võetud. Töötame veel täpselt vana töölepinguga, nagu oli see Estonia päevil. Siin sai räägitud ka mõningatest isikutest, kes nagu peaksid teie huve kaitsma. Kas natuke täpsustaks seda ka veel siin? Kas te olete rahul nende tegevusega ja nende väidetega ja üldse nende seisukohtadega, mis nagu ma aru sain, ei käi teie huvidega koos päris lõpuni? See, et mina ei oska siin rohkem kommenteerida, kui üks ütlus ainult tegi meid kõiki pääsenud meremehi nagu pani imestama, et kuidas võis härra Lindberg, meie firma jurist, öelda pääsenud meremeeste kohta umbes nii, et mis nad veel tahavad, et tead, nende link sees veel on ja peavad tänama seda, et nendel veel link sees on ja et nad läksid juba nädala möödudes juba teise laeva peale tööle, et mis nendel veel vaja on. Just see jurist, kes on nagu meie firma oma, kes peaks nagu seisma meremeeste eest, aga nüüdses kapitalistlikus ühiskonnas, ütleme niiviisi, kus firma omanik, tööandjal on oma huvid, tema töövõtjate, ütleme nii, nagu meremeeste huvid on nendel nagu teisejärgulised. Seda on praegu eriti hästi tunda. Meremeestel on seletatud ka seda, et ehk te lepiksite teatud protsentuaalse summaga võrreldes teiste pääsenud reisijatega. Kuidas sellega on? Selle kohta ma ei oska praegu midagi kommenteerida. See oli niisugune möödaminnes öeldud ja kes seda pakkus ja kust see on tulnud, seda ma ei oska seda praegu kommenteerida. Aga siin on ju veel, kui hakatakse sorteerima justkui kes kui palju kannatas ja kuidas sellesse suhtuda? No võt, meie see advokaat Arris Lään, kes meie asjadega nagu tegeleb, peaks nagu meie eest hea seisma. Tema nii viimased lohutused meil on, et iga mees saab vastavalt oma tervise kahjustusele, ütleme nii. Aga mina ei saa aru, kuidas võib neid tervise kahjustusi võrrelda, kellel on seal raudnaelad sees, kellel seal raudplaadid sees, kellel niisama luud ja kondid katki ja kes moraalselt, psüühiliselt kannatas, kuidas neid seal, keda millisse lahtresse panna või tehakse kõigile ühine mingi kindlustushüvitus või kompensatsioon. Ei tea, selle kohta veel lõplikke andmeid pole, venitavad juba varsti 2 aastat ja ikka venitatakse, kui kaua veel ei tea. Nüüd ma küsin veel selle Estonia kohta. Kordan veel üle. Omaksed tahavad ju välja tõsta laeva, see on siis 90% neist vähemalt soovib seda. Ja kõik need uurimised ja tööd, mis seal ümber on tehtud, on läinud juba tohutult maksma ja lähevad veel kokkuvõttes umbes sama palju, kui oleks laeva üles tõstmine. Miks siis, ütleme nii kodaniku kui meremehe arvates, ei taheta laeva üles tõsta? Et matta siis need seal hukkunud maamulda. Minu isiklik arvamus on see, et ju on siis keegi sellest asjast huvitatud, et ta jääks sinna merepõhja ja et ta saaks kaetud kindla kihiga, et sinna keegi ei pääseks ligi. Et on keegi
kas siis laevaehitustehas või kindlustusfirma või müügifirma, kes müüs selle laeva eest lainile. Kas see on nende ühine huvi selle asja vastu. Aga teisest seisukohast muidugi, kui tõsta see ülesse ja see väga masendav pilt, mis seal sees on, see muidugi suurt lohutust inimestele ei tooks, sellepärast et nüüd on võimatu seal sees juba midagi jagada, kes on kelle oma ja kes on kes ja see muidugi on ka. No võib-olla siiski, ütleme, maetakse kõik maha, ütleme, nad on kõik tundmatud ja igal ühel on lohutus, et võib-olla ka minu oma on seal. No jah, see on ainus muidugi jah sellest. Muidu, mis puudutab laevafirmat, siis nii palju kui mina tean, ma ei saa nüüd küll pead anda, nemad on väga huvitatud üles tõstmisest, et näha laeva olukorda. No jah, laevafirma on selles minu isikliku arusaamist mööda selles kõige vähem süüdi, sellepärast et firma ostis laeva, mis on ikka merelaev ja millega võib sõita igale poole, ütleme Balti meres. Ja ta oli selles laevas kindel, et ta on ikka merekõlbulik laev ja nii, et firmale ma siin süüd mitte mingisugust. Ma pidasin silmas laeva ehitusfirma. Aga laeva ehitusfirma, et tema tahaks laev üles tõsta, selle kohta mul andmed puuduvad, et tal niisugune soov on. Ja ma olen natuke seda kuulnud, et tema nõustuks, aga no jah. Üldiselt ma usun, et kui nad raiskaksid selle raha ja tõstaksid ta ise üles ja siis. Nendel on võib-olla õigus, sellepärast et ma olen kuulnud nii, et see laev on ehitatud tehases 20 miilise vahemaa levimiseks. Jah, mitte kaugemal rannast kui 20 miili. See on aga, et ta ei ole mitte avamere laevaks mõeldudki. No tegelikult nii vasakule kui paremale umbes selline vee ulatus jääbki. Aga et kus temale anti see klassifikatsioon, et ta võib sõita üle Balti mere, see on juba Bureau Veritase ja siis Silja Laini. Ilmselt jah, et siin laevafirma. Nende, nii et laeva ehitusfirma, tema tegi selle laeva arvestusega 20 meremiili kaldast, kus eriti suurt lainet nagu ei tohiks olla. Ja nemad tunnevad ennast võib-olla selles mõttes nagu ühesõnaga puhtana. Ja loogiliselt võttes ta niimoodi ongi. Ja, aga miks see nina konstruktsioon oli valesti tehtud, see on muidugi kivi nende kapsaeda, kuidas sai niisugust aparelli konstrueerida, see on muidugi, et hoida kokku seal mingit 2-3 meetrit laeva seda garaaži pinda, et tuua see aparell tahapoole. See oli jah küll natuke liiga kallis. Liiga kalliks läks see kokkuhoid. No jah, siin muidugi on asjad, mida juba spetsialistid peavad kaaluma, aga ma küsin veel ühe spetsiifilise asja. Te olete küll päästnud. Kuidas te vaatate selle mälestusmärgi püstitamisel, kas te olete selle projekti näinud ja ka seda kohta, kuhu ta pannakse? Jaa, ma nägin seda selle Vabaduse väljaku, selle linna valitsuse maja aknal seda maketti ja siis ta pidi tulema sinna Paksu Margareeta kõrvale sinna mäele. Üldiselt minu seisukohalt ta võiks ju seal olla küll ja selle maketi kohta ma ei oska ka midagi laitvat öelda, nii et see on nagu Tallinna väravad ja seal ta võiks olla küll. Aga nüüd mõte, et visiir Eestisse tuua, kas ta peaks nüüd Eestis olema või jääb ta siis soomlastele? No tegelikult ta on ikka Estlaini firma oma, Eesti pool on ta nagu Eesti oma ja ta võiks ikka olla Eestis kusagil. Kas või ka nagu mingi mälestus võiks panna kuskile merekaldale, kas või kuskile Pirita tee äärde, et
et inimestel oleks nagu igavene mälestus sellest asjast kuskile sinna Russalka kõrvale parki või seal ta võiks olla küll, jah. Ja eelmisel aastal ma Pärnus sellise ettepaneku tegin, et see oleks just mereäärseks. Sest ometi sealt hakkas kõik need hädad hakkasid peale. Jah. Aga miks ta seal praegu on, seda ma ei oska öelda, kaua teda seal hoitakse, seda ma ka ei. Muidu siin on veel üks variant on visiiriga, kas on see võimalik, et ütleme nüüd need katkesid, need metalline šarniirid katkesid, kas ta trossi otsas sai veel rippuda? No seal on tross, mis tõstab teda üles alla. Ei, seal üle tross, seal on 2 suurt hüdraulilist silindrit. Silindritega. Ja hüdrosilindrid. Ja nende hüdrosilindrite otsast ta kindlasti kuigi palju võis, kuidas öelda eesti keeles, kõlkuda seal. Mitu lööki seda vaja oli, et ta sealt ära lendeks, seda ma ei oska öelda. Aga kuidas need löögijäljed on nii vasakul kui paremal pool, kuidas see on võimalik? Vot ma ei ole seda visiiri ise oma silmaga näinud, nii palju kui ma olen pildi pealt näinud, tal on ees, ninas on malgid. Aga need malgid on sellest, et ta kukkus selle laeva veealuses osas on niisugune pirn vastu pirni. Pirn, jah, ees on niisugune pulba või pirn ja ta kukkus selle pirni peale. See 50 tonni on päris raske ja siis ta lõi ennast selle vastu pirni. Jah, see on siis üks, aga kuidas on ta tekkinud ka nii vasakule kui paremale poole midagi. Vot seda ma ei oska tõesti öelda. Kui ta seal külgede peal on, siis võib-olla mingil määral hoidsid need hüdrosilindrid kinni, et ta see viimased hüdrosilindr hoidis, ütleme üks hoidis veel kinni ja siis laine lõi kuidagi ühe külje mõlki ja pärast tõmbas ühe ära, lõi teist. Vot neid külmusi mõlke ma ei oska kommenteerida. Jah, eks muidugi teda peab nägema, et siis oskab. Aga kindlasti ma arvan, et see on seotud nende hüdrosilindritega. Silindrid hoidsid teda kinni, kõige viimased, mis läksid visiiri küljest lahti, need hüdrosilindrid, sest et tema andis välja tõmmata. Enne läksid hinged lahti, kõik ülemised alumised ja siis alles tõmbas need hüdrosilindrid puruks. Nii et ta selle silindri otsas võis veel kõlkuda seal kuigi palju. Aga kuidas ja kui palju seda? No jah, eestlastele visiiri näidati, aga uurimismeeskonnas eestlased ei olnud. Seda tegid soomlased ja rootslased, nii palju kui mina tean. No kas meie siis Andi Meister ja siis... Näidati, jaa, teatud periood näidati, aga uurimismeeskonnas, nii kui mulle kinnitati, eestlasi ei olnud. Aga näidati, kui ta merest välja toodi ja sadamas oli. No ma selle kohta ei oska midagi. Sellised materjalid on. Mulle just hakati seda ka põhjendama, et ei ole ta midagi, me ju ikkagi nägime teda. No nii.